ma tutvusin Pirital ühe mehega. Ta oli nii 35 aastat vana Siberist. Käisime mõned korrad väljas ja ühel hetkel siis tekkis selline tunne, et nagu tahaks. Läksime siis tema poole filmi vaatama. Mingi hetk ta hakkas mind suudlema kaela peale, hästi vähekene huultele. Kuna mulle hästi meeldib suudelda, siis mina hakkasin teda suudlema niimoodi aktiivsemalt, aga see teda ei kõnetanud. Siis ma küsisin selle kohta, ta ütles, et talle nagu niimoodi ei meeldi suudelda keelega ja nii sügavalt. Ütlesin talle, et aga äkki me tantsime, et tahaks midagi sellist ilusat, sellist lähedust. Siis me tantsisime. See oli tegelikult väga ilus minu jaoks. Mingi hetk ta võttis mind sülle, puudles mu rindasid ja see oli selline hästi huvitav uus kogemus minu jaoks. Lõpuks läksime siis voodisse, kuna suudlemised meil piirdusid ainult sellega, et nagu huultele ja paar suudlust rinna peale. Sellega kõik need suudlused lõppesid. Siis ma nagu mõtlesin, et ma nagu ei tunne ennast veel erutatuna. Siis ma küsisin, et kuidas ta suhtub suuseksi. Selle peale ta ütles, et see võtab tal aega, et inimesega harjuda. Ja kui asi jõudis seksini, siis see seks oli täpselt nii pikk, et 5 või 10 minutit. Ja see seks oli ka selline imelik, et ta ei olnud üldse selline tundeline, ta oli kuidagi hästi mehaaniline. Ja kui see kõik lõppes, siis ma mõtlesin, et huvitav. Probleem on selles, et meie naised ei oska küsida ja vahel ei julge küsida ja me tihtipeale isegi ei tea, mida me tahame. Väga oluline on avastada oma soovid ja saada seda julgust küsida. Seksuaalvahekord on 2 täiskasvanud inimese looming ehk 50% on sinu, 50% on mehel. Ära kunagi ole vait. Kui sina oled aus, võidavad mõlemad, et kas mees pakub sulle seda, mida sa palud või kui ei, siis ta teab, mida ta võiks endas arendada. Mina arvan, et iga täiskasvanud inimene, 18+ ja isegi nooremad, peaksid ennast arendama. Ja kui neid teadmisi ei ole, siis tuleb neid õppida. Ja kui sa ei oska mingit asja, siis tuleb ju seda rääkida oma partneriga. Ja täiesti saab rääkida enne vahekorda, et ma ei oska seda ja ma ei ole kunagi seda teinud. Ja see on täiesti inimlik. See loobki selle südamekontakti, et me oleme ausad. Ja sellisel juhul kellelgi ei ole pettumust, siis me oleme ausad üksteisega. Oleme ausad ja astume seksuaalvahekorda siis, kui meil on midagi pakkuda üksteisele.